üks õnnelik juhus. Minu naabrinaine Keila kooli õpetaja Leida Pärkson andis ühel päeval mulle tead, Elve, ole valmis, sa tuled kooli tööle. Ma ütlesin, kuule, et nii järsku see asi ikkagi ei käi, et mismoodi ma tulen tööle. Ja meil on raamatukogusse vaja inimest, sest õpetaja Tammis ei taha enam olla raamatukogus ja ta tahab lahkuda. Nii, väga tubli. Andsin nõusoleku ja küll, et ma tulen tutvun. Ja ütles, et ei, et see on konkreetne. Ja ütles, et nii, et tuled koolimajja, kohtud direktoriga ja panete asjad paika. Ja nii saigi asi tehtud ja direktor Kukner võttis mu vastu ja oli väga rõõmus, et oi, et tööraamat sul kaasas, ma ütlesin, et on küll ja sa oled ju esimese lennu lõpetanud keskeriharidusega raamatukogu töötad. Ma ütlesin, et jaa, olen küll. Õppisin 3,5 aastat ja nüüd ma olen sellel alal juba tööd teinud ja nii. Ja ütles, et 1. jaanuarist käskiri, sa oled Keila koolis raamatukogu juhataja. Ma ütlesin, pakkusin talle veel kuidagi nii, et 1. jaanuar, see on ju suur riigipüha. Ta ütles, et on küll, aga see jääb 1. jaanuar. Ja siis ma hakkas mõtlema, et see on mingi märgilise tähtsusega. Et mis see siis on? See oligi see märk, et ma olen nii kauaks siia kooli jäänud. Ja asusingi tööle, kus oli Keila 1. keskkool, Pargi tänaval, kus praegu või hiljem oli siis Keila 2. keskkool või vene kool või vene ühisgümnaasium, vaat seal ruumides. Ja väga nigel ruum oli. See oli nii nigel tööruum, et ma praegu mõtlen, et kuidas üldse sai see olla raamatukogu. See oli nagu mingisugune kirjandusteoste ja õpikute ja kõige muu ladu. No mis seda võis olla, 3. korrusel, kas seda oli 30 ruutu, 40 ruutu ja maast laeni riiulid ja veel unikus raamatud kõik maas aga tänatud, et mul ei tulnud seal kaua olla, sest juba ehitati uut maja Põhja tänavale ja 3. oktoobril me ju marssisime sisse. Pidime 1. septembril, aga direktor Kukner oli kange, seal oli vaja üht-teist kohendada, ümber ehitada ja teha, sest seda maja ehitas mitte Harju Kekk, vaid Mekk. Ja mul on nüüd praegu üks kena ütlus selle kohta, me kohtusime Indrek Toomega õpetajate toas ja ta sisenes uksest ja pööras ringi, ütleb, et kuulge, kes Harju Kekk on teie šef ja teil on sihukene ehituskvaliteet. Me olime õpetajad, me olime tummad seal, mõtlesime, et mis nüüd saab. Ja siis, et kes selle ehitas? No, direktor vastas, seda ehitas Mekk. No ja, niisugune huvitav intsident oli siis selle majaga, aga see maja oli nagu ta oli. Raamatukogu ruum oli 3. korrusel, amanes akendega vahekäigule, katuse pealne, oli ikkagi kena ruum, kuhu sai paigutada kõik fondi ilusasti, välja arvatud õpikufond jäi 2. korrusele. Ja 2 lauakest, kus ka õpilased said seal siis õppida või ükskõik mida teha. Ja sellega on jälle üks huvitav intsident. Õpetaja Inge Kitsingut muidugi ei ole enam. Ta oli kirjandusõpetaja, et 3. korrusel olid kõik eesti keele kirjanduse kabinetid. Siis ta tihti peale käis, ütles, et nii, ega mina siia riiulite vahele, sa oled selle enda järgi säädinud, et need on kitsad vahed, ma ütlesin, ruumi ei olnud rohkem. Ütles, et mina võib-olla külgepidi pääsen sinna. Aga mul oli ikka hea meel, et oli ruum, kus sai tegutseda. Aga ei läinud palju aega mööda, kui ma sain ühiskondlikku tööd omale
päris palju. See oli vist 78, kui ma alustasin sektsiooniga tööd, kooliraamatukogude maakonna sektsiooniga. Mul oli heaks toeks Jutajärvet, mul oli heaks toeks Luide, ta oli inspektor vist mingisugune midagi niiviisi ja mõtlesin, no hea küll, mul on olnud suur õnn käia kõik meie suuremad koolid läbi, nende raamatukogud ja aidatud ühte ja teistpidi, seminaride ettevalmistamine ja mida iganes. Oli väga, väga keeruline aeg, sest 68 hakati fondeerima õpikuid, töövihikud õpilased ostsid ja see käis niisuguste astmete kaupa, nii et 80. aastaks pidi olema fondeeritud ka gümnaasiumi osa. Ja see oli niisugune tööülesanne, et see ei tohtinud, see ruum, kus olid õpikud, ei tohtinud olla koos põhifondiga või laenutatavate ilukirjanduslike ja teatmeteostega, et ta pidi olema eraldi ruumis. Aga väga paljudes koolides puudusid vastavad ruumid ja puudus ka Keilas, sest teisel korrusel vitriinide tagumised ruumid olid nii, mina pidin siis olema see, kes leegib siis seda vahet, kui oli midagi tarvis, siin jooksme teisele korrusele jälle nendega üles, aga et ma töötasin ka 8 aastat Vabariigi haridusministeeriumi juures kooliraamatukogude komisjonis ja meie kuraator oli Helga Kommel, kes tahtis näha, et mismoodi meil on need asjad tehtud ja tuli meile külla. Siis olin mina juba saanud sellest katuse akendega ruumist 3. korrusele, küll samale korrusele, kus see oli, üks vene keele kabinet kirikupoolses otsas. Sain selle kabineti ruumi. Ja no seal oli juba fondi paigutus päris hea. Ees oli niisugune ka väikene niisugune lõõgastumisruum laenutuslaua ees, seal said õpilased vaadata ajakirju ja kõike muud. Ja kui ta sisenes, siis ütles, et oot, kuidas majandusega on? Ma ütlesin, et teate, siis te peate direktoriga rääkima. Ja mina olin juba mõelnud selle peale, aga ei olnud julgenud direktorile ega majandusmeestele rääkida, et koridorist lõigata üks osa kuni eelmise kabineti ukseni. Ja siis jäävad 2 niisugust väikest kabinetiruumi, jääb koridori osa, jääb oma WC. Ja siis, kui oli Helga Kommel mul ära käinud, ütles, et tubli, et sa oled aktiivne, et ma annan sulle julgustust, räägi direktori ja majandusmeestega. Ja muidugi rääkisin. Ja Andris Selg oli siis direktor ja Elmu Puu oli majandusjuhataja. Ja nad imestasid, et kuidas sa siis enne ei julgenud rääkida. Ma ütlesin, et teate, et ma ei ole nii prestiigikas, ma tulen ja räägin kohe, et ei. Aga et nüüd mulle anti lihtsalt julgustus. Et haridusministeeriumist käis sul külaline, ma ütlesin, et ja käis. Et ta oli mu tööga siin rahul, aga et mul oleks veel parem, siis ka tema nõustus sellega, muidugi ma julgesin talle rääkida seda, mismoodi. Ja läks käiku. See ehitamine kestis 3 aastat. Väga raske aeg oli. Aga lõpptulemus oli see, kus minu ettepanekute ja minu soovidega väga arvestati. Sain sinna koridori ossa ilusasti lugemissaali, see tehti vahesein sinna ilusasti. Sain omale videomakid, sain omale televiisori, seal hakkasid toimuma tunnid, kõige aktiivsem külastaja oli ajalooõpetaja Erki Tamm, kes näitas videod ja me saime suure videoteegi omale osta seoses sellega ja ajaloofilme ja kõike niiviisi ja ta oli väga rahul.
nii see asi siis edasi läks, aga selleks, et see ruum sisustada, tuli mul teha joonised omal, küll riiulite, küll töölaudade, küll igasugu kappide osas ja et mulle roheline tee anti, Harju tööstuskombinaat oli see, kes valmistas mööbli minu jooniste järgi ja nii, et 90. aasta 31. augustil oli raamatukogu avamine ja ma sain 130 ruutu põrandapinda raamatukogule, mis oli Harju maakonnas ainus nii suur raamatukogu. Seal me viisime läbi seminare ja seal käisid igasugused. Einar Raud tegi seal oma kõne harjutamist meie õpilastega ja oli, kui olid meil külas hollandlased, Harri Raemarker kasutas seda saali seal, lugemissaali ja no see oli juba väga hea ja õpikupont sai ilusasti, küll oli maast laeni, aga redel oli olemas ja ei olnud raske minna redeli peal, võtta esimene jagu ära, teise jagu õpikuid sain siis kätte tagant ja gümnaasiumi poisid, kui me tulime siia majja, küsisid, nii, õpetaja Helvet, teil redel kaasas? Ma ütlesin, et on küll. Noh, siis ei ole ju midagi. Ma ütlesin, et aga siin ei ole redelit faktiliselt tarvis. Et seal ma pidin ronima, jaa, te olite seal ikka rohkem aega vist redeli peal kui põrandal. Ma ütlesin, et aitäh poisid, et tähele panite. Aga noh, see on siin unistuste piir. Seda ei osanud ma ette näha, et nii, ma küll mõtlesin, et kas ma üldse sinna majja lähen, aga minu lahkumisavaldust ei võetud vastu, anti mulle tagasi ja nii ma siis jäingi ja noh, nii suurt kooliraamatukogu põrandapinnaga koos ja nii lahedaid ruume ei ole praegu vabariigis ka nendes uhkemates, kui nüüd riigigümnaasiumites midagi tuleb, aga praegu ei ole. Ma olin raamatukogus tööl olnud vist 3 kuud, kui märtsi kooli vaheajal tehti mulle selgeks, et Moskvasse jääb 11. klassi, siis oli 11 klassi, ei olnud mitte 12, jääb ära ekskursioon Moskvasse, kui me ei saa 3. saatjat õpilastele. Keegi ei olnud nõus. Õpetaja Kirber organiseeris, tema oli selle klassi asendusõpetaja, sest õpetaja Mairos Kala oli puhkusel. Ja ma mõtlesin, et hea küll, et ma olen nõus sel tingimusel, sest minu oma laps tütar lõpetas selle klassiga 75 kevadel Keila kooli. Ja mõtlesin, et ma usun, et ma ei kahetse ja tõesti ei kahetse. Seal Moskvas me sõitsime rongiga kõik ja seal tuli ju noortel meestel silma peal hoida ja kõike, mida iganes ja võttis meid vastu üks Moskva kool, kus me saime ööbida ja saime ka näha. Ja kuidas siis öeldi nii, need ei ole Moskvas käinud, kes pole olnud Punasel väljakul, kes pole käinud Lenini muuseumis ja seal on palju veel. Mind kõige rohkem üllatas, ei teadnud mina panoraamist nagu midagi, me käisime Borodino lahinguvälja panoraamil õpilastega. No see oli võrratu. Nad olid nii õnnelikud, et nad said seal ja siis, et saada Leninit näha muuseumis, me pidime tõusma hommikul väga vara, kell 6 ja minema järjekorda, et me saame sinna Kremli aeda sisse, sest seal oli hirmus kõrge raud, aed oli ümber ringi ja kui selleks ajaks ei olnud seal teatud arv neid inimesi sisse lasti, siis sa ei saanud see kord sinna. Aga meie poisid ei saanud üles. Poisid pettusega said meie juurde ikkagi, nad ütlesid, et nad on Finlandia.
ja turvamehed lassid nad meie grupi juurde, ikka ilusti nägime selle Lenini ka ära siis. Et siis me ikka olime Moskvas käinud. See oli niisugune käik, mis jääb meelde ja kuidas need lapsed tänasid mind, et hea, et edaema, et sa olid nõus tulema meiega, et meie suur sõit oleks ära jäänud. Et jah, elu on olnud huvitav. Aga nüüd on ju töö lihtne, kõik on arvutis, krõbista ainult ja koodista ja sisestaja ja laenuta õpilaspileti alusel õpilastele ja teistele ID-kaardi alusel logid lugejaks ja ongi kõik. Et see töö on läinud palju lihtsamaks, aga inimestevaheline suhtlus kannatab selle all. Muud ei ole midagi. Aga nüüd on ju digiõpped ja Opiq platvormil kõik on e-pulgad e-tundide jaoks, kõik on juba viidud arvutisse, nii et see on õpetaja jaoks on ta muidugi teeb palju näitlikku materjali, kõik on niisugune, aga minule meeldib suhelda. Kahju, et koroona on ära võtnud kallistuse, ma olen suur embaja, aga ma salaja ikka teen vahel mõnele, kui tarvis on. Mu juures käivad lapsed, mõnele tuleb suhkruvett teha, kes on närvis ja teist tuleb lihtsalt kallistada ja kolmandat panna rahulikult istuma kuskile, nii et see käib selle asja juurde kõik. Varem nagu on igal pool nagu olnud, tänapäeval on ma olen tähele pannud seda, et kuidagi pere, need ei ole kõik pered, et laps saadetakse kooli ära, et seal ta õpetatakse, seal ta kasvatatakse, seal ta toidetakse, seal on ta huvialad, aga mis jääb siis koju ja et õpilasel on nagu kuidagi selline suhtumine, et nendel on ainult õigused, nagu kohustusi on, neid nagu ei olegi, et see on niisugune, aga kogukond, eks on iga kogukond erinev, aga ma usun, et ka Keila on ju väga palju laienenud ja väga palju õpilasi on ka koolides nagu selles majaski, et see on suur, väiksemad koolid on nagu tihedamalt oma kogukonnaga seotud, aga suure kooli olukord on natukese teine ja eks muidugi meid on toetanud linnavalitsus ju väga paljude asjadega ja läbi linnavalitsusega see kogukond siis, et ma usun, et midagi halvasti ei ole. Muidugi raha on alati vähe, aga ma võtan jälle raamatukogu seisukohast, et näiteks kirjandusprogramm on muutunud väga palju, uued lugemisraamatud on toodud sisse. Ja kui ainult koolile kingitavad raamatud on need, mis seda programmi toetavad ja muust kohast raha sulle ei tule, sest õpiku ja töövihiku ostmiseks eraldab raha riik. Aga põhifondi jaoks peaks raha eraldama kohalik omavalitsus. Aga seda ei ole 10 aasta jooksul, mis siin majas oleme nüüd olnud, 11 läheb. Mitte niisugust hinnaalandusega raamatuid olen ma saanud, mis on programmis, olen saanud osta direktori loal kuigi palju, aga see on nii väikene protsent, et ja võin näiteks tuua krooni aja, kus linnavalitsus eraldas 25 krooni õpilase kohta
lugemisraamatute, lisalugemisraamatute ostmiseks raha. See ei olnud küll, ei tea, mis suur summa, aga arvestades õpilaste arvu, ta oli ikkagi märkimisväärne, et me saime ikkagi seal 10-15 raamatut juba soetada. Näiteks kooli kirjavarasari oli väga odava hinnaga, ta oli mõeldud koolidele, et gümnaasiumi osas on meil raamatukogufond päris hea, nii et seal ei ole niisugust, et kõik on välja laenutatud, ei ole oma 15-20 raamatut, see juba oskusliku planeerimisega saavad õpilased loetud. Aga kõige halvemas seisus on 5-6 klass, oli ka 4 on meie majast nüüd nagu läinud. Aga neid on seal 5-6-7 raamatut, ütleme kõige rohkem 10, aga mis on, kui õpilaste arv on üle 100. Et seal ei anna kuidagi planeerida seda teisiti. Nii et kes saab, see on hea ja paljud õpilased võtavad ka niiviisi, et ma enne seda raamatut tagasi ei too, kui mul on see raamat vastatud. Et kas on siis küsimustikud või tööd või mis nad siis teevad, aga teised lugeda ei saa. Seal on muidu ka kirjandusõpetajal väga suur roll, et kas siis ühiselt midagi lugeda või arutleda või mida teha. Et kes on selle raamatu ikka kätte saanud, on õnnemees, aga teine seal samas on kurb, et ta ei ole saanud, sest linna raamatukogus on 3-4 eksemplari kõige rohkem, et seal ei ole neid ka nii palju. Ega meil niiviisi, ma tean, kuidas Põhjamaas nüüd on, ma räägin, et see on nagu see arvutisüsteem ja et ma sõidan koolibussiga ja et lapsed on selles nutikas nii kinni, et nad ei jälgi ümbrust. Ma olen mitu korda näinud, kui buss natukese järsumalt pidurdab, siis on nad kohe niiviisi, et mida neile organiseerida, ainuke paned neile, kas sa e-raamatut loed, vaata logi sinna sisse, saad seda. Ei, ma raamatut, ma mängin seal, mul on seal nii huvitavad kõik, ma mängin seal. Et kõik on läinud nii edasi ja siin majas me olemegi ju niisuguses arvutisüsteemis, et kõik on sealt arvutist kätte saadavad. Kui paljud lapsevanemad ütlevad, et kuidas piirata, et lapsed enam ei liigu nii palju, nad ei ole väljas värskes õhus, nad ei tegutse muu asjaga kui ainult oma arvutisüsteemidega. Õppetööd teevad ära, siis nad istuvad seal, aga mõni vist istub seal ka poole ööni, ja hommikul on raske tõusta. Ja siis on sul pea tühi, kui sa ei saa korralikult välja puhata. Nii et me oleme selles ajatus, see on see e-riik ja kõik muu sinna juurde. Mina läheks tagasi. Ma nii sügavalt koolitöösse seda e-d ei lubaks. See on muidugi minu arvamus. Mina olen nõus suhtlema ja see suhtlustasand, kõik õpilaste käekirjad ja kõik väiksemad arvutused, kõik tehakse. Ei, mul on nutikas, ma teen nutikas, seal liidan ja lahutan ja niisugused asjad, et natuke see oma aju treenida, see võiks ka olla. Ma olen vist seda välja öelnud, et rohkem niisugust, mis on noortel inimestel eluks vaja. Väga palju on niisugust olmelist asja, kuidas toime tulla, kust tuleb see raha, mis ütlevad, et paljud linnased, ma panen selle kaardi sinna seina sisse ja sealt antakse mulle raha. Et kuidas kõik väärtused tulevad, kus kohast nad tulevad, millise töö tagajärjel nad tulevad, kes pingutavad, kes peavad vaeva nägema. See on kõik niisugune, et ma tõesti ei tahaks, et meie lapsed on viletsa tervisega ja
kui paljud vanemad ütlevad, et lapsed on ülekaalus ja nad ei jaksagi midagi teha ja nad ei suuda ja see on kõik see, et sa ei liigu, võib-olla on ka toitumine, võib-olla on traditsioonid või kombed või mida seal, mis sinna veel tõukeks on, aga ma mõtlen ikka, et vähem niisugust istumist ja rohkem peaks olema suhtlemist ja lävimist ja värskes õhus ja niisugust tervislikkust, et siis oleks see elu ikka. Mida tahaks, et võiks olla õpilaste arv koolis väiksem. Ja neid koole siis peaks ju olema rohkem, aga kui õpetajate puudus nii suur on, siis seda ei või üldse loota, et niisugust asja toimub. Mammutkoolid on rasked ja meil on ta nii suur, kus maja on ikka, ütleme seal 1000 õpilast majas, pluss veel teenindav personal, õpetajad, et seda on ikka väga, väga palju. Et võiks olla väiksemad koolid, et see oleks niisugune. Aga see ilmselt ei ole majanduslikult tasuv, ma usun. Et see nõuab oma finantse igat pidi, nii et see on nii. Ja siin on väga hästi, muidugi neid on seal kuskil veel mingisugust, ma tean, et Keila kiriku õpetaja on oma mälestusi pannud kirja kuskile ja minu arust on Keila või Harjumaa muuseumil. Ma ei tea, kui palju Põhjamajast siia kolides seda muuseumi materjali. Ma suutsin päästa kõik lendude materjalid ja tänatud, et Mait tuli oma klassipostega, siin eelmise klassipostega, tegi mulle raamatukogusse sinna need metallriiulite boksid, et ma sain panna need asjad sinna peale. Agu Veetan käis viimati veel seal turnimas seal ja saamas oma lennu kohta neid materjale. Et neid seal natukese ikkagi mingisuguseid on, aga minu arust viimased 10 aastat mingisugust kroonikat, nagu varem peeti seda kroonikat, aastakroonikaid, neid ei ole. Neid keegi ei, seda nagu enne, kes seda asja vedas, oli Tiina Veisalu. Aga minu arust tema ammu katkestas selle asja. Nii et viimased, ma usun, et 10-12 aastat, siin majas ei ole ta kindlasti midagi teinud nende lendude kohta niiviisi. Kui lennud ise nüüd, ma tean, üks lend kinkis oma mingisuguse väikese väljaande, aga muidu ju ei ole. Olge tegusad, ärge andke alla, olge edumeelsed, olge rõõmsameelsed ja olge alati terved. Edu kõigile!